Tere keskpäevast! Täna, nagu te näete, head kuulajad, head vaatajad, on meil natukene teine koosseis siin saates. Mul on hea meel tervitada Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit ja aseesimeest Lauri Laatsi, kes on ka Riigikogu fraktsiooni juht, ja mina, Anneli Ott, Keskerakonna peasekretäri ja täna siis saatejuhina. Meil on väga palju teemasid nagu alati ja loodame, et siis selle poole tunni jooksul suudame teie tähelepanu hoida. Aga kõigepealt hakkame ikkagi kõige olulisemast pihta, mis ma arvan, et tänaseks juba küll kõikides Eestimaa nurkades ja ka kõikides seltskondades on peamine on ikkagi Eesti majandus ja see, kuidas Riigikogu ja valitsus räägib sellest, kuidas kohe hakkab paremaks minema. Aga tegelikult inimesed seda kuidagi enda peale ei tunne ja ka Konjunktuuriinstituudi välja toodud numbrid näitavad seda, et teatud toiduained on näiteks isegi 24% aastaga tõusnud, palgad järgi ei jõua. Ja ma küsingi nüüd, et kui mais ka siin uuesti aktsiisid tõusid nii diislile kui ka gaasile, et Mihhail, et äkki inimesi ei olegi vaja, et äkki nii on lihtsam, et Ligi ütleb ka, et ärge vinguge ja mis me siin ikka siis, et mis see lahendus võiks olla? Austatud minister Jürgen Ligi ütleb, et see, kuidas Eesti inimene või Eesti pere saab hakkama, see on kolmandajärguline küsimus. Oluline on see, kuidas saab Eesti riik hakkama. Ja see võib-olla ongi see vastus, et kes on riik ja mis on selle riigi prioriteedid. Aga mulle tundub, et viimaste uudiste valguses on huvitav meelde tuletada, kuidas räägitakse, et majandus ju tegelikult kasvab. Ja isegi kui nominaalselt oleks praegu 1,5% kasvu, millest oli palju juttu, et seda näidati kui suur saavutust, siis päris elus tegelikult niikuinii inimesed seda ei tunne ja ei näe. Inimesed pigem tunnevad, et kuidas hinnad kasvavad ja igapäevaselt poodides käies nad saavad aru, et nad saavad vähem osta. See on see lihtne arusaam, millega inimesed puutuvad kokku igapäevaselt. Ja see dünaamika võtab jätkuvalt hoogu. Loomulikult, kui aktsiisid tõusevad, kui käibemaks tõuseb, siis hinnad kasvavad veelgi. Ja hinnad kasvavad veelgi koos inflatsiooniga ja mis siis inimestele jääb. Et kui see ei ole nii, et hinnad kasvasid aasta alguses, kuidagi tuleb sellega elada, edasi minna, aga meie päris elus on nii, et hinnad kasvavad peaaegu iga kuu. No Lauri, sina oled seal Riigikogus, et nüüd täna just me saame lugeda, et koalitsiooni toetus on seal juba 18% peal. Et Keskerakond on siin teinud väga mitu ettepanekut nii toiduainete käibemaksu langetamise kohta kui ka pangamaksu kohta. Et kuidas sa nagu näed, et sellise reitinguga valitsus tegelikult seda Eesti majandust nagu juhib ja me näeme, et tegelikult ju valgust tunneli lõpus ei ole, et kindlasti teil on ka seal selliseid suurettevõtjaid, et kas nemad nüüd oskavad öelda, et millal siis elu Eestis paremaks hakkab minema? Anneli. Esiteks nad ei juhi majandus, see ongi nagu suur probleem, on ju. Ja ma vastan kohe ka Mihhaili küsimusele, mis inimestele kätte jääb, on ju, nii nagu laulus on ju, et jällegi on meil tühjad pihud. Ega seal täpselt niimoodi see asi lähebki ja inimesed igapäevaselt seda ka tunnevad. Mis puudutab üleüldist sellist meeleolu Riigikogus, siis meil iga nädal, kui Jürgen Ligi käib saalis, siis ta teeb meile selgeks, et tegelikult kes on süüdi selles, et mitte Reformierakond, mitte juhitamatu riik, mitte juhitamatu majandus, vaid ikkagi on Putin, on ju. Ja kõik, kes julgevad nagu vastu hakata nende jutumärkides Reformierakonna väga headele ideedele, on siis Kremli-meelsed, Putini-meelsed, nad on põhimõtteliselt riigivaenlased. Et ainuke nii-öelda jõud, kes tegelikult teab, kuidas peaks nagu Eestit juhtima, ongi Reformierakond. Vaatamata sellele, et inimestele teavad nagu tühjad pihud.
nüüd, kui tulla sinna numbrite juurde, noh siis tegelikult see valitsuse jutt tegelikkusele ei vasta, on ju, et kui siin esimese kvartali alguses hakati rääkima, et tegelikult läheb juba kõik paremuse poole ja majandus kasvab ja kõik nii edasi, tegelikult nad jällegi valetasid meile. Statistika mitte kunagi ei valeta ja igal juhul on valitsusel olemas kõik andmed, miks pärast kolmandas kvartalis majandus tõusis pluss 0,3% ja nad teadsid väga hästi, et see toimus seos sellega, et tuli siis sellel aastal meil automaks, registreerimistasud ja siis oli näha, et päris vilgas liikumine oli autopoes, inimesed ostsid ja vahetasid autosid, see andis väikse lükke ka ja seda kindlasti valitsus teadis. Ja seda nii-öelda vaatamata sellele nad hakkasid seda nii eduloona müüma, et näete, meil läheb nüüd asi paremaks. Nüüd vaadates siis selle aasta esimest kvartalit, andmed on negatiivsed jällegi 0,3% miinuses on ju. No ja siis seda nagu nad väga hästi ei taha kommenteerida, et mis siis selle taga on. Selle taga on jällegi kõik need maksutõusud. Selle taga on tegelikult suutmatus juhtida majandust õigele teele. Ja ainuke nii-öelda lahendus, mis sa nagu küsisid, et meil igal juhul peavad toimuma erakorralised valimised, niimoodi edasi nagu minna ei saa. Sellepärast selge on see, et valitsusel usaldust ei ole, Reformierakonnal usaldust ei ole ja vaatamata selle nad teevad väga olulisi otsuseid, mis hakkavad tegelikult meid mitte ainult praegu ei mõjuta, vaid nad mõjutavad ka edaspidi ja mitte positiivsed, vaid negatiivsed ja see tuleb nagu ära lõpetada. Ja kogu selle asja juures, ennem oli ka sotsid pundis, kes väga palju kurja tegid. Nüüd nad mängivad kuidagi teist mängu, et tegelikult, et me ei olnudki seal ja kõik see tegi Reformierakond räägib vastupidi, et sotsid olid süüdi, et see selleks, aga Eesti 200 ju lubab seda kõike teha, nende reiting on täitsa läinud, nad on täiesti kuulutanud ennast lihtsalt nii-öelda Reformierakond filiaaliks ja sellega Reformierakond praegu seda olukorda kasutabki ära. Ja mida ei tohi kindlasti veel unustada, on see, et need viimased inflatsiooni määrad, mis on, me oleme jällegi Euroopas kõige esimesel kohal. Aga ma tuletaksin siin lihtsalt meelde, et kuulajad, vaatajad ka ei tea võib-olla, aga minu enda kogemus on see, et kui meil lugupeetud eelmine peaminister Kaja Kallase üks lemmikrepliik valitsuse istungitel oli see, et eestlased on ikka edetabeli rahvas. Et kas see edetabelis olemise nii-öelda kihk on siis nagu meil iga hinna eest, et ükskõik millises edetabelis, et nüüd oleme jälle uues edetabelis, et oleme siis inflatsiooniga tipus ja see, kuidas nagu inimestel tegelikult läheb, et see inimene seal valemis, seda nii-öelda näitajat seal ei ole, et peaasi, et oleks siis ikkagi seal edetabelis ja saaks nagu seda tähelepanu, et ükskõik mis, et mina arvan küll, et inimesed nagu selliselt tegelikult ei mõtle ja see on võib-olla mõne poliitiku enda selline ambitsioon, aga eestlased on ikkagi sellise talupojatarkusega rahvas ja mina ka, kui ikka vaatan, kuidas maainimesed praegust olukorda vaatavad, siis ega selline suur abituse tunne on, peab ütlema, sest et öeldaksegi, et loodetavasti läheb mööda, aga kui nüüd kuulata tõesti suurettevõtjaid, meil oli ka siin niisugune ettevõtlusnõukogu koos, et siis tegelikult seda valgustunneli lõpus on väga keeruline näha ja esimene asi, mida loodetakse, on siis kohalikud valimised, et Mihhail, et räägi, et eile tuli selline suur uudis välja, et Tallinna koalitsioon kõigub, et kui pealinnas on suhted sassis, et siis see kuidagi levib kohe see lainetus üle Eesti ja inimesed tahavad kindlasti teada, et mis tegelikult siis juhtus, et koalitsioon omavahel niimoodi sõnelema on hakanud. Tead, ma pean tunnistama, et tänu sinu sissejuhatusele tekkis korraga nii palju mõtteid, et Tallinna teemade juurde me veel jõuame, aga see on ju õige, mida sa ütlesid, et tegelikult peaministrite edevus ei ole ainult emotsionaalne probleem. See on probleem ka päriselt majandusele. Kui meie eesmärgiks on näiteks öelda Brüsselile, et vaadake, meie teeme kiiremini, kuna meie oleme progressiivsemad,
ja edevamad ja meil see rohepööre jõuab lõpuni isegi varem kui terves Euroopas olukorras, kui terve Euroopa tegelikult juba sellest projektist loobub. Et ja see ei ole nagu küsimus ei ole selles, kas see on õige loosung või mitte, küsimus on selles, mis mõju on majandusele. Ja täna me näeme, et see mõju on katastroofiline. Kõik need suured roheprojektid, mis päris majanduses ei tööta, nagu mere nagu tuulepargid. Rääkimata sellest, et meie valitsusel puudub elementaarne arusaam, kui langeb tarbimine, kui langeb inimeste ostuvõime, siis majandust ei ole võimalik nagu taaskäivitada. Ja kui maksud kasvavad, siis ostuvõime ei kasva igal juhul. Ja me oleme selles nõiaringis, millest me ei suuda välja tulla ja valitsus tegelikult valab bensiinilõkke, sest iga uue maksuga majandus langeb veelgi rohkem. Ja see on elementaarne selline klassikaline arusaam, mida meie praegune koalitsioon kahjuks lihtsalt ei saa aru. Või kui saavad aru, siis lähtuvad sellest, et mis selle majandusega ei ole see prioriteet. Küsimus on selles, kuidas läheb nagu valimistel. Et vot see on see mõtteviis, mida tegelikult kahjuks isegi valimistega ei ole võimalik parandada. Ja ma arvan, et see, mida ütles nagu Lauri, on ju tegelikult väga õige, et praegusel valitsusel ei ole mandaati selleks, et võtta vastu otsuseid, mis omakorda mõjutavad meie elu veel järgmised 10-20 aastat. Aga teisest küljest ma arvan, et inimesed kuulavad meie juttu ja ütlevad, mis seal vahet on? Mis see valem on? Et kui on rohkem Reformierakonnast saadikuid või mõnest teisest erakonnast. Ja ma arvan, et üheks suuremaks probleemiks on Eesti poliitikas, et tegelikult, et inimesed enam ei usu, et meie poliitikud suudame pakkuda lahendusi. Selles on probleem. Ja ma arvan, et see Keskerakonna nagu eesmärk peaks olema, et jah, üks asi, me siin kritiseerime, nagu räägime sellest, et kõik on väga halvasti ja ongi kahjuks, aga meie poolt peavad tulema kontseptuaalsed lahendused. Aga Lauri on meil Riigikogus, tema kindlasti näeb, et kas siis tegelikult on niimoodi, et erinevatel erakondel, et kui ikkagi Keskerakond arutab mingid teemasid või võtame siis praegu koalitsioon, et tegelikult kui ka vaataja, kuulaja küsib, et mis see vahe on, nii nagu Mihhail välja tõi, kas siis tegelikult on seda maailmavaatelist või põhimõttelist arusaamise vahet ikkagi nagu märgata või lõpuks ikka lähete koridori peale ja kõik patsutavad õla peale ja ütlevad, et jah. Ei, on ikka märgata ja väga palju on märgata, et nagu sa vaatad tegelikult seda olukorda, siis kahjuks seda riiki juhitakse maailmavaateliselt, mitte nii-öelda pragmaatikast lähtuvalt. Ehk siis mitte talupoja mõistusest, on ju. Ja see ongi see probleem, on ju. Ja kui me võtame jällegi sellise populaarse teema nagu rohepööre, siis Reformierakond soovib seda läbi lükata ükskõik mis viisil. Kas see mõjutab negatiivselt, positiivselt, see neid ei huvita, nad tahavad kannuseid teenida, et olla nagu Euroopas selles osas number 1, on ju. Aga loomulikult see mõjutab väga negatiivselt kogu majandust ja inimest ja seda me näeme ju oma elektri hindades. Me kindlasti eristume juba selles, et me nagu kindlasti poolda rohemajanduse elluviimist ükskõik mis hinnaga, on ju. Et inimene peab olema esimene ja inimese toimetulek, et inimestel oleks raha minna poodi ja midagi jääks ka nagu pihku ka, et mitte vastupidi. Et neid teemasid on tegelikult väga palju. Me räägime maksusüsteemist, et kui sa vaatad praegu Reformierakonna üles ehitatud maksusüsteemist, ta selgelt ju maksustab vaest inimest. Vaene maksab rohkem ja nii see on.
ja ega see ju maksusüsteem, need numbrid ei ole ju pelgalt numbrid, need on ju väärtushinnangud, on ju. Ja see ongi Reformierakonna praegune väärtushinnang. Ja miks ma nagu ütlen, et vaesemad, väiksema sissetulekuga inimesed maksavadki rohkem, sellepärast, et meil tarbimismaksude osakaal on hästi kõrge. Et võrreldes Euroopaga me oleme jällegi esitipus, me maksustame oma tarbimist, aga see tähendab seda ju tegelikult, kui inimene läheb poodi, siis ta jätabki sinna raha rohkem siis kassasse. Me oleme mitmeid kordi pakkunud lahendusi. Me räägime maksusüsteemi ümbervaatamist, me räägime loomulikult astmelist tulumaksu, me räägime toiduainete käibemaksu langetamisest, me räägime pangamaksu juurutamist. Need on täiesti erinevad suunad, mida võtaks Keskerakond ja mida praegu ajab siis Reformierakond. Aga ma küsin siia, et aga võib-olla nad ikkagi lihtsalt ei oska. Et kui me võtame nagu selle automaksu, et Keskerakond oli ju see, kes pöördus kohe alguses juba õiguskantsleri poole, et see automaks ei ole nii-öelda põhiseadusele vastav. Me saime teada, et seal on need lüngad sees, siis me pöördusime kohtusse mitu kaebust, et automaks tühistada. Ja nüüd tuleb välja, et tegelikult inimesed väga palju loodavad ja küsivadki, et mis siis nüüd on, et kas see automaks tühistatakse või kelle jaoks ta tühitatakse, et väga suur segadus on, see näha, et asju ei mõelda läbi, et võib-olla nüüd nende teiste maksudega juhtub ka see, et mingil hetkel ikkagi hakatakse rääkima, et tegelikult me siin teeme nüüd natukene ümber ja kellegile vähendame ja tegelikult tõstame bürokraatiat, võtame inimesi tööle, riigisektor veel suureneb sellepärast, et võib-olla inimesed lihtsalt ei oska ja tegelikult peaks neile kuidagi appi tulema. Appi saab tulla ainult sellega, et tuleb Reformierakond kukutada valitsust, on ju. Aga tead see üks, mis puudutab seda automaksu õigusriive, on ju, kas ta on vastuolus põhiseadusega, jah, Keskerakonna fraktsioon oli esimene, kes tegelikult juhtis selle tähelepanu, et siin on probleemid. Et isegi õiguskantsler ei olnud alguses seda meelt, aga pärast ta muutis oma meelt, ja andis rohelise tule, et tõesti Keskerakonna on nagu õigus. Aga selle automaksuga on ju see teine pool ka, see majanduslik pool, mis on väga õigesti öeldud. Mina arvan, et ei suudetud ära näha, aga mis see siis tagajärg on. Ühes küljest vaadati puhtalt jälle arvudele, et meil on nii palju autosi, nad on sellise nii-öelda eripäradega, meil on võimalik neid maksustada, summa, mis me saame, on ka nagu teada, aga ei vaadatud seda teist poolt, aga mis siis tegelikult juhtuma hakkab. Kuidas see maks hakkab mõjutama kogu majandusolukorda. Ja mida me nägime tegelikult, me nägime seda, et auto müük langes, drastiliselt langes, aga seal taga on ju töökohad, seal taga on ju pered, seal taga on ju ettevõtted ja kõik nii edasi. Ehk siis see mõju, automaksu mõju, see alles jõuab inimesteni. Ja see kindlasti mõjutab jällegi kogu majandust ja seetõttu see majandus ei käivitugi meil, et kui me kogu aeg anname nii-öelda selliseid elemente paneme sinna sisse, mis lihtsalt tapab selle asemel, et soodustada. Minu Saksamaa ja Soome on jällegi head näited, et kus vaadati, et asi nagu ei lähe sinna õiges suunas, okei, teeme korrektuure, muudame maksusüsteemi, langetame toiduainete käibemaksu veelgi, langetame tulumaksu inimestel määra. Saksamaa täpselt samamoodi praegu väga suured debatid käivad, et mis on need täpsed siis tööriist majanduse turgutamiseks. Töö käib. Meil on täpselt niimoodi, nagu Jürgen Ligi ütles, ja kui meil, siis on Putin süüdi ja muidu oled Kremli meelne. Aga Mihhail, et lähme ikka sinna Tallinna juurde tagasi, et Keskerakond on ju välja öelnud, et tegelikult peaks seda automaksu linn kompenseerima, et niimoodi ka seda majandus siis turgutada, aga see näitab ka seda, et tegelikult omavalitsused saavad, need, kes on jõukamad, mingit muutust ikkagi luua, et räägi täpsemalt, sest mina arvan tegelikult, et see sama automaksu muutmise jutt on samasugune, nagu oli see koalitsioonilepingu asi, et me jälle saame mitu kuud millestki rääkida, aga tulemus on ikka selline nagu alati, nii et seda tulemust sealt ei tule ja tegelikult peavadki omavalitsused ja inimesed ikkagi ise nende teemadega tegelema, et mis Keskerakond siis Tallinnas välja on pakkunud, kuidas seda olukorda leevendada, lahendada? Tead, mulle tundub, et ikkagi oleks õigem, kui analüüs tuleks enne otsustamist.
et nii nagu Riigikogus me tihti näeme, et võetakse seaduse vastu ja siis hakatakse analüüsima, mis on võimalikud tagajärjed ja siis muudetakse ja veel ükskord muudetakse, et noh, praegune Tallinna võim käitub samamoodi ja sellised sümboolsed näidet on Karli puiestee, kus ehitati seda liikluslinnakut, siis paari nädala pärast võeti maha, või siis Paldiski maantee, kuhu ehitati rattatee ja siis praegu kraabitakse maha. No see ka ei ole päris normaalne. No, kui me räägime suurtest kontseptuaalsetest asjadest, siis loomulikult võetakse vastu otsus ja siis pärast seda korrigeeritakse. Ja nagu Lauril on õigus, et no me näeme, et kuidas Euroopas nende suurte kontseptsioonide puhul, nagu seesama rohepööre, vajadusel tunnistatakse, et see on vale tee ja siis minnakse nagu teist teed. Aga selline nagu rabelemine, et täna üks otsus ja homme teine otsus igapäevases elus näitab lihtsalt ebakompetentsust. Ja Tallinnas me seda näeme igapäevaselt. Ebakompetentne linnavalitsus, kus puudub elementaarne arusaam, mida tähendab linna juhtimine. See on üks aspekt ja teine aspekt, et mulle tundub, et linnavalitsusel puudub ka elementaarne inimlikkus. Et see, mis toimub praegu sotsiaalvaldkonnas, no see on katastroof. Ja just olukorras, kus inimeste toimetulek peaks olema prioriteetne küsimus. Ja tõepoolest, et täna omavalitsuse puhul see toimetulek olukorras, kui riik näitab, et see ei ole prioriteet, loomulikult omavalitsus peavad näitama inimestele, et vähemalt omavalitsus hoolib. Probleem on muidugi selles, et omavalitsused on hädas. Tulubaas puudub. Riik võtab mitte ainult inimeste käest, vaid ka omavalitsuste käest viimase, mis annab võtta. Sest kõik need maksud samamoodi mõjutavad ka omavalitsuse tulubaasi. Uus maksutõus automaatselt võtab tulubaasist raha maha. Ja kust seda võetakse, kust võtab tavaliselt omavalitsus, kus kärbitakse kultuur, huviharidus ja kultuur, sport ja kahjuks ka sotsiaalvaldkond. Just. Ja sellega nagu see on riigi poolt topeltlöök tegelikult. Nii inimeste kui ka omavalitsuste suunas ja omavalitsuste kaudu veel ükskord inimesed saavad pihta. Ja. Huvihariduse hinnad tõusevad, teenuste hinnad tõusevad ja teenused muutuvad jälle kaugemaks, kättesaamatumaks ja kui Tallinn on selline võib-olla, et siin on väga erinevaid kihte, siis väiksemates, kaugemates omavalitsustes, mina võin näiteks Võru näite tuua, kus ikkagi seesama käibemaksu tõus toob kohe 150 000 lisakulu ja kus sa seda 150 000 väikses omavalitsuses leiad. Just. Ikkagi lõpuks kas lapsevanem maksab kinni või siis linnainimene erinevate teenuste pealt, nii et see läbi mõtlemata ja tegelikult väga õige, et need analüüsid pikemas perspektiivis on tegemata, need on sellised jälle hetke otsused, mis tegelikult on kogu ühiskonnale väga kahjulikud. Aga Lauri, suur? Tead, vaata, minu selle käibemaksu langetamise tõstmise juures on Jürgen Ligil üks loogika viga. Ta kogu aeg väidab seda, et kui Keskerakond soovib tegelikult langetada käibemaksu, no vähemalt toiduainetele, siis see hindu alla ei too. Teiselt poolt me näeme selgelt, kui sa käibemaksu osa tõstad, siis ta mõjutab otseselt hindu ja nii-öelda hinnad tõusevad. Ehk siis, kui ühelt poolt, kui sa tõstad käibemaksu, siis ta tõstab, aga see teine vastupidine, mida meie soovime, et kui me käibemaksu langetame, siis ta langetaks, siis Jürgen ütleb, ei, see nii ei toimi. See ongi see loogika viga, millest ka pidevalt Reformierakond lähtub ja et seda nagu ei murragi. Et nii palju, kui sa ei suuda seal seletada ja küsida, siis nendel on nagu sein on ees. Ja ma arvan, see ongi nagu väga suur probleem, millest me juba ka rääkisime, et võib-olla tõesti sul on õigus, nad ei oskagi nagu seda teistmoodi vaadata, ja kui sul on nagu sein on ees ja sa oled karbis ja sa ei suuda nagu sealt karbist välja tulla, mis kogu aeg ju popilt praegu räägitakse, mõelge karbist välja.
no vot siis Reformierakond ei suuda karbist välja mõelda ja see on Eestile väga halvasti nagu mõjunud on. Ja muideks mul oli väga huvitav kõne oma hea sõbraga, kes on väga suure kapitalifondi juht. Ehk siis ta juhib võlakirju, aktsiaid, väärtpabereid ja ta on rohkem lennukis kui maal, ehk siis ta külastab erinevaid riike, suhtleb erinevate ettevõtete juhtidega, et kui fondid investeerivad, siis nad seda reeglina teevadki. Ja siis ta nagu väga huvitav lause ütles mulle, et tead, Lauri, et ma olen siin aasta aega nagu lennus olnud ja ma nagu päris ei saa aru, mis Eestis toimub. Ja seda räägib ühe suure kapitalifondi juht. Et see pilt, mida ta näeb ja mis avaneb ülejäänud Euroopas, kus ta reaalselt investeeritakse raha, et see pilt on nagu hoopis teine kui siin. Ja ei riskitagi rohkem nagu Eestisse investeerida. Ja kui seda räägib fondi juht, kes on tegelikult ka analüütik, ta näeb arvudes sisse, ta mõistab, mis on nagu nii-öelda praegune olukord, mis on tuleviku olukord, kas sinna ettevõtetesse on mõtet investeerida, siis kui sellelt inimeselt tuleb nagu selline signaal, et mis teil siin Eestis toimub? See on tegelikult väga mis meil toimub, et meil toimub maksuralli, Lauri, ja ega mis siis inimestel nagu üle jääb, et Mihhail, et nüüd Keskerakond korraldab, hea kuulaja, et pane ka tähele, korraldab 18. juunil kell 12 Riigikogu ees meeleavalduse. Et Mihhail, et ega siis rahval vist väga palju muud võimalust ei olegi, et on sellest meeleavaldusest kasu midagi või miks neid üldse nagu teha, et võib-olla tulebki lihtsalt rõõmsalt iga hommikut alustada ja ignoreerida neid maksutõuse ja võib-olla hakkabki paremaks minema, nii nagu lugupeetud minister Ligi nagu meile soovitab. Vaata, see on klassikaline küsimus, et aga mis muutub? Avaldame meelt, protesteerime, aga läheb ju samamoodi see asi edasi, et milleks on vaja seda üldse korraldada. Ja see on minu arvates kõige ohtlikum küsimus, mis võib tekkida meie peas. Siis me saame Jürgen Ligile öelda, aga jah, tegelikult sul on õigus. Mis seal vahet on, kuidas inimesed elavad? See on ju kolmandajärguline küsimus. Ja inimesest midagi ei sõltu. Et selles ongi vahe. Et me tegelikult peame tunnistama, et vana Euroopas sellist küsimust ei saa tekkida. Et kui me Prantsusmaal ütleme inimestele, miks te meelt avaldate, et sellest ei sõltu midagi, mis mõttes meil siin 300 aastat oleme meelt avaldanud erinevat moodi ja me teame, et meist sõltub, et meie otsustame meie riigis, ja meie inimesed oleme olulised ja tähtsad, mitte maksusüsteem ja ministrid. Ja see on oluline, et inimesed ei unustaks, et see on meie riik ja meie peame otsustama. Kui me ükskord anname poliitikutele mõista valitsusele, et teie otsustate, me siis sellega lepime, siis niimoodi lähebki ka edaspidi. Seega tõepoolest Keskerakonna üleskutse on tulla meelt avaldama ja anda veel ükskord märku praegusele valitsusele ja koalitsioonile, et tegelikult me oleme ummikus. Tegelikult me oleme ummikus ka pikema perspektiivi valguses. Et meil on praegu kriis ja meil ei ole ka visiooni, kuidas tulevikust nii kriisist välja saada ja kuidas pakkuda Eestile arengukontseptsiooni. Ja seda tuleb nõuda ja meelde tuletada. Ehk siis 18. juunil kell 12.00 Riigikogu ees. Et tavaliselt on niimoodi, et kui on keeruline olukord või kui on kriisiolukord, et siis esimene asi on see, et tuleb endale nagu tunnistada seda, et mis olukorras tegelikult ollakse, et siis saaks sellest ummikust või tupikseisust hakata välja liikuma ja saaks aru, milliseid samme tuleb teha. Et Lauri, et nüüd Riigikogu hakkab oma nii-öelda seda perioodi praegu lõpetama, et veel viimased istungid on, et kas sa näed, et sügiseks meil võib tekkida olukord, kus ikkagi kohalike omavalitsuste valguses
tuleb mõni otsus, mis näitab seda, et on analüüsitud seda olukorda ja võib-olla tehakse ikkagi ettepanekuid seaduses selliseid, et võiks elu paremaks minna Eestis. Ma ikkagi rõhutan veel üle, et meelt avaldama peab, ja seda õigust ei tohi inimestel ära võtta ja tahes-tahtmata igal juhul see mõjutab ministreid ja see mõjutab valitsust. Ma saan aru, et me oleme kolinud tegelikult kogu oma eluga sotsiaalmeediasse. Me näeme tihti, kuidas sealt meelt avaldatakse, et räägitakse, millega oldakse rahul, millega mitte. See mass on tegelikult sotsiaalmeedias päris suur. Ja kuna see on kõik sinna meeleavaldus kolinud sotsiaalmeediasse, siis tegelikult seda nii-öelda terviklikku nähtavust ei ole. Ja see ongi nagu probleem ja seetõttu tulebki välja tulla ja seetõttu tulebki öelda, et ei, me ei ole rahul, on ju. Ja läbi selle saab ka mõjutada kindlasti neid otsuseid. Aga mis puudutab seda viimast järgu, seal ei ole mitte midagi sellist head, mis teeks nagu, millega ma saaks teid rõõmustada. Et kõik läheb vana viisi praegu. Aga tundub, et ka Tallinna koalitsioon ei ole ikkagi rahul, et Mihhail ei saa sellest Tallinna teemast ka ikka täna mööda, et räägi seda eilset uudist siis, et koalitsioon laguneb, koalitsioon ei ole enam ühtne, et mis tegelikult siis juhtus? Vaata, me rääkisime toimetulekust ja sellest, et tegelikult see on omavalitsuse kohustus raskel ajal inimesi aidata. Ja just sellepärast Keskerakond tuli välja ettepanekuga, et praegus olukorras Tallinnas võiks lasteaed olla tasuta. Tegelikult see peaks olema tasuta üle Eesti, aga riik seda pakkuda ei soovi. Seega me saame aru, et teised väiksemad omavalitsused seda lihtsalt ei suuda teha, aga Tallinnas elab kolmandik ja see on see võimalus, kus on see potentsiaal ja ressurss olemas. Ja Keskerakonna puhul see on ka loogiline ettepanek. Esiteks ma tuletan meelde, et Keskerakonna visioon oli ja kontseptsioon tasuta ühistransport ja sinna me jõudsime ka sammu järgi, et õpilased, pensionärid ja ka tasuta lasteaia puhul, et meie võimu ajal olid vabastatud pered alates teisest lapsest, olid vabastatud erivajadustega lapsed, aga ka väiksemad sissetulekuga pered. Nüüd on see aeg, et öelda, et kõigile peab olema lasteaed tasuta. Nii nagu omal ajal jällegi me hakkasime kompenseerima ka toitlustamist Tallinna lasteaedades. Ja selge on see, et valimised on tulemas. Meie tegime ettepaneku juba eelmisel aastal, kordasime seda veel üks kord lisaeelarve menetluse kontekstis ja nüüd selle sama ettepanekuga tuli välja ka Reformierakond, mis isegi on igati positiivne. Aga see tekitas nii palju pingeid koalitsioonis, et kõik hakkasid teine teisele nagu seletama, et miks seda vaja ei ole ja miks ei ole võimalik. On võimalik ja on vaja. Ja see kriis ja pinge, mis tekkis koalitsioonis, lihtsalt näitab selle koalitsiooni tervist. Ja seda oli näha terve aasta peale võimupööret. Midagi uut siin ei ole. Lihtsalt pinge hakkab kasvama, kuna tulevad valimised. Jah, et valimised on tulemas ja kõige tähtsam on ikkagi inimene ja Keskerakond on tõesti teinud häid ettepanekuid nii riigi tasandil, kui nüüd on näha, et ka juba aasta jooksul Tallinna koalitsioonis tekivad lahkhelid sellepärast, et just Keskerakond teeb häid ettepanekuid ja ei suudeta nendest kuidagi välja keerutada, nii et ei peaks nendega arvestama. Nii et head kuulajad, tänane saade sai selline, kohtume nädala pärast, ilusat nädalat teile, kena keskhommikut!